Jõudsime siis siia Kiviõli seiklusparki. Lisaks seikluspargile meil on terve elamuskeskus siin ja nüüd teemegi soojaks ja võtame need 2 päeva ette. Meil tuleb päris vahva aeg. Meil on siis 2 päeva siin Kiviõlis, mõlemal päeval on meil au teha natukene show'd seal pump trackil ja ülejäänud aega on meil siis vaba aeg, kus me chillime. Sõitjad just tulid ennast õlitamas, nii et lähme sõitma või? Let's go! Let's get it! Seal on meil siis see pump track, kuhu oleme kokku kutsunud Eesti parimad tõukeratta ala trikitajad, kes siis peavad siin tegema väga kiireid ringe ja ägedaid trikke meil show ajal. Kindlasti näete siin videos ka ägedaid kaadreid sellest ja paneme siis ühe ringi GoProga ka teie jaoks. Ei ole nii drifti ka veel. No nii, kallis rahvas, nüüd me liigume oma seltskonnaga siis selle atraktsiooni poole. Vaadake, see näeb päris hea välja. Läheme valutame kõik kõrgused ära, mis tee peal ette jäävad. Otse redelist. Olemas. See on küll hallar siin ju. Siit pole isegi mingi platvorm, kus minna. Davai, full send. Ui, blind. Kuule, kus on ülihaige asi? Sendid! Ma full kinni lihtsalt. Noh. Oi! Tõsi, oba! Vaata, seda flippi.
valutasime ka selle seikluspargi siin ära. Teised kutid turnivad veel. Ja päris hea vaade on siit. Ma ei ole mitte kunagi pagiga sõitnud ja mul on kohe esimene kord võimalus hüpata siis sellest sanga. Ma olen suht ekstaasis, nii et lähme proovime ära selle. Let's get to it! See on toored masin. Oi, pea. Proovime need mägiautod ka ees ära. Siin on tehtud mingi asfaltrada, kus saab üles sõita. Ja siis tuleb niimoodi gravitatsiooni jõul alla ja pead ise pidurdama ja driftima. Nii et, ma ei tea, time to find out what it's all about. Ja, no on rallikas. Vaadake seda vaadet. Ime ilus ütleks. See Eestimaa on täiesti nii ilusa. No mine, pane kaasa nüüd. Oi. Ups. Oi, nüüd ma hakkan haiget drifti laskma. Jää seisma. Ta ei saa enne meid aidata välja. Ega enne kui rää peale läheb, te lähete tarupidi niimoodi teete väikse kurvi, et panete ära. Lähme siis selle maasturiga sinna mäe tippu ja vaatame, mis vaade sealt avaldab. Nii et nelikvedu, täielik edu. Let's go get it. Ma pakuks, et me oleme kuskil 130 meetri kõrgusel umbes. See on siis see Vana Tuhamägi. Tehtud mingi ilge laekeskus ja vaade on hämmastav. Ja meid huvitab kõige rohkem seal see zipline siis, kus me saame päris pika liu alla teha ja nüüd ongi põhimõtteliselt kivivargäärik, kes enne läheb või? Võitja läheb või kaota läheb? Ma lähen sinna otsa ja siis vaatame. Ühesõnaga meid ootab siis see zipline ees. Me saame ühe katsejänese kohe saata sinna ja siis paneme teised vennad järgi. Aga Kaspar, sa võtsid, sa lähed esimesena siis või? Ja ma vaatasin üle ja ma tahaks sellega kiiresti üle saada. Kiiresti ühele poole selle asjaga. Lähme vaata, mis vaade selle torni pealt on. Mis tunne on? Ma ei tea. Anxious, väga anxious. All systems ready. Ai, send it. Aga ma ei tea, all näeme või? Ai.
meetrit see laskmine on? 600. 600, jah. Proovisõit, 3, 2, 1. Aga kui ta oli? Ülihea oli. Me olime siis esimesed julged, kes selle ära tegid. Ülikõva kogemus. Me jõudsime ülejäänud kamraadiga ka siia, kes panevad siis esimest korda siit nagu sinna. Oota, kus see landing on, et ma ei näe? See läheb sealt täitsa sinna. See on püramiid või? Püramiid. On jah. Pealiin. Kas ma saan Eskele! Üleval ka valmis. Saime auto peaaegu pakitud siin Kiviõlis ja paneme siis Kiviõli linna, vaatame selle skatepargi üle, seal äkki saab sõita veits ja siis äkki jääb veel tee peale midagi. Oli tore Kiviõli keskus, aitäh teile, mega vinge, äkki teine kordki. Aga nüüd Kasper tanki, ma lähen Lebosse ära ja
leidsime tee pealt ka siis Sonda skatepargi, ülimaasikas skatepark. Teeme teile mõned klipid nagu ikka, sest sõitmine on ikkagi see, mis meile kõige rohkem meeldib. Püsime juurte juures ja first try teile trikk vest. Progression session siin Sonda skatepargis sai läbi, saime teile häid klippe, õppisime uusi nippe ja nüüd panemegi auto jälle kokku, tagasi pealinna. Ida-Eesti on meid ülihästi kohelnud, aitäh kõigile, kes selle väljasõidu võimalikuks tegid ja aitäh teile, et vaatasite. Siinkohal näeme siis järgmises videos või spotis 13. juuni. Aga nüüd, adios!